paremini kui. Kas tõesti on minu siinoleku ajal riigipööre toimunud? Kuidas teil jõulud möödusid, Vaikselt, jah? Tänan küsimust. Demokraatia. Demokraatia, väga hea. Istuge, ärge häbenegi. Tulge mulle lehemale. Tulge, istuge. Demokraatia, ma mäletan, jah. Meil vaimulikus seminaris oli keeleõpetus väga korralik. Demokraatia tuleb ju välismaisest sõnast. Domkrat. No matsid aru ei saa sellest, aga ma seletan muidugi kohe ära, kui te tahate. See on tungraud. See on moodustis ükskõik kui raske asja tõstmiseks, kusjuures eelduseks peavad olema tung, raud ja mees. No demokraat, see mees, kes seda tungi või demokraatiat suunab ükskõik kuhu, jäädes ise märkamatuks, jätab demokraat, see peademokraat sellise mulje, et mass omal vabal tahtel tungib sinna. Ja ma ei pea vist hakkama näiteid tooma. 1940. aastal tungis Plufonia miljoniline mass SS Unioni koosseisu. Tema tungis sisse. Ma küsiksin siia. Ärge nii palju küsige, noormees. Kuulake, mida mina vana inimene räägin. Meil Lõunamaal on niisugune komme. Austab suuremat. Ja siis suurem austab ennast veel rohkem. Vaat kui mina noor olin, mina vallatlesin värside tegemisega. Tahate, ma loen teile ühe ette. See on hea värs. Teine kord arvatakse, et ma olen surnud. See on asjade kasulik käik. Aga mina ei ole läinud ega tulnud. Ma pole tulnud ega läinud. Ma pole isegi ära käinud. Ma elan kogu aeg edasi teis. Suurepärane värs, mis? Ja kui ma tahan, siis homme päev on neid ridu auhinnatud Stalini preemiaga. Muide, kas te ei arva, et see kõik, mis te räägite, on ikkagi jama? Taolist asja ei saa Euroopas meie päeval juhtuda. Kallis poisikene, väga õigesti märkisid. Teie päevadel seda ei saa ette tulla. Aga siis hakkavad jälle minu päevad. Ja minu päevad võivad väga kergesti tulla. Ja kui ma tulen järgmine aasta jõulude ajal teie juurde, nii kui jõuluvana, ja ütlen teile, nüüd ei ole teil enam suhkrutalongi, nüüd ei ole teil enam viinatalongi, ei ole seda seebi, millega pesetakse. Jah, neid talongisid ei ole enam ja ei ole külmkapitalongi. Te ütlete mulle, et vana Joosif Uns on täitsa mees ja olete rõõmsad. Austatud rahvajuht, vaadake, kas teile ometigi ei tundu, et praegusel ajal, kus Plufonias on revolutsioonilise hoo läbi esile kerkinud tõelised rahvajuhid, et need samad juhid võivad teid kinni panna või suisa seina äärde panna, ilma et te oma, andke mulle andeks, rumalatest ideedest veel iitsatada jõuaksitegi. Rumalast? Vaat seda sa ütlesid liiga tormakalt. Kirjutage selle ajakirjaniku nimi üles, Vigla Ivar Ennupoig. Vabandage mind väikse vahe talituse pärast ja jätke praegused rahvajuhid rahule. Nemad ise jäävad rahule. Vaat need kõige kahtlasemad on need minu mehed, kes ei ole tükk aega enam mingit sõna võtnud. No näiteks, kas nad oskavad enam sõna võtta? No, Max Lausson tükk aega ei ole häält teinud. Mitte sõnagi. Ja no näiteks siin mul kirjas veel. Vassili Riis, puhtalt minu mees. Ei ole piiksatanudki. Aga kõige kindlam, väike sõimer, on mängida siiski nende praeguste meeste peale. No need, kes viimase 5 aasta jooksul on oma värvi muutnud.
Nende peale võib kindel olla, neil on juba see veres. Ma ütlen ühe korra ja on kohe ümber pöörd 5 nädala jooksul, kui ma tahan. Enam küsimusi ei ole, jah? Kuidas elab sinu naine? Ja tütrist, kõik on elus. Head vanast lõppu! Ja